Täna katsetame videotöötlust rakendusega Microsoft Clipchamp. Kui sul on Windows 11 arvuti, siis on arvutis Microsoft Clipchamp olemas ja saad selle käivitada näiteks otsinguga. Hakka siia trükkima Clipchamp ja juba on ta näha, käivitame. Rakendusse tuleb kas Microsofti või Google kontoga sisse logida. Teine võimalus Clipchampi kasutamiseks on avada veebileht app.clipchamp.com ja logida sisse. Mina olen siia keskkonda juba sisse loginud. Uue video loomiseks kliki loo uus video. Pane videole pealkiri. Vaikimisi on loodava video külgede suhe 16:9. See tähendab, et video laius on 16 ühikut ja kõrgus 9 ühikut. See sobib YouTube'i videole. Mina valin selle, aga klikkides sellel nupul avanevad ka teised valikud. Iga valiku juures on kirjas, milleks see valik sobib. Nii et vali, millist videot sa praegu tegema hakkad. Nüüd impordi videoprojekti jaoks vajalikud meediumid ehk videoklipid, pildid ja helid. Impordi meedium noolekeselt. Saad lisada meediumi arvutist või Microsofti OneDrive'ist või Google Drive'ist. Mina lisan arvutist. Mul on loodud videoprojekti failide jaoks eraldi kaust ja kõik kasutatavad klipid, pildid ja helid on pandud sellesse kausta. Lisan projekti alustuseks 2 enda loodud klippi ja 1 pildi. Mitme faili korraga lisamiseks hoian all Ctrl-klahvi. Failid tulevad teie meediumid alla. Nüüd tuleb need kas pluss märgilt ajajoonele lisada plussilt lisades hüppab klipp ajajoone kursori ehk selle joone juurde. Aga faile võib ajajoonele ka hiirega lohistada ja lohistada saab täpselt sellesse kohta, kuhu vaja. Ajajoonel olevaid meediume saab välja suumida või sisse suumida. Parim valik on sobita. Siis on kõik lisatud meediumid ajajoonel korraga näha. Liigume projekti algusse ja käivitame eelvaate. Eelvaateaken näitab sulle, kuidas sinu projekt hetkel välja näeb. Eelvaadet saab vaadata ka täisekraanil. Ja sellelt nupult saab tagasi. Kui sul praegu katsetamiseks oma meediume ei ole, siis on võimalus lisada klippe sisuteegist. Sisuteegis tuleb tähele panna, et kollaste ikoonidega faile saab kasutada ainult tasulises versioonis.
Valin siit visuaalid, videod ja lisan oma projekti pilvedega video. Palju vabaks kasutamiseks mõeldud fotosid ja videoid leiab lehelt pexels.com. Valin videod, trükin otsingusõna ja laadin alla ühe lammaste video. Fail läheb alla laadimisel üldjuhul alla laaditud failide kausta. Tõstan selle oma videoprojekti kausta ringi. Ja teine hea koht, kus on palju vabaks kasutamiseks mõeldud fotosid, pilte, videoid, muusikat ja heliefekte, on pixabay.com leht. Valin videod, kirjutan otsingusõna ja laadin alla ühe linnukese video. See on punarind. Ja nüüd impordin ka Pexelsi ja Pixabay klipid oma projekti. Need on mul tõstetud siia videoprojekti kausta. Lohistan need ajajoonele teiste klippide vahele. Pexelsi ja Pixabay litsentsi tingimustes on, et viitamine pole kohustuslik, kuid tänuväärne, nii et kui oled viisakas, lisa viited näiteks lõputiitritesse. Soovi korral saab Clipchampiga teha ka ekraanivideoid. Selleks on salvestage ja looge nupp. Mina hetkel ei tee, aga sina katseta, kui huvi on.